Maikuu viimane dekaad, PRIAs taotluste esitamise aeg. Arvutis palju tegemist, kuid ära ei tohiks unustada ka põllul toimuvat. Lähmegi vaatame, mis hetkel päevakajaline on. Maikuu sademete vähesus on viimastel kevadetel saanud kahjuks üpris tavaliseks nähtuseks. Sellest hoolimata on teatud taimekaitsetööd, mis vajavad ikkagi tegemist. Pritsimistehnoloogiliselt tuleks silmas pidada, et ikkagi kasutada 200 liitrit hektarile vett, mitte väga koonerdada. Teada tuntud tõde, et vesi on kõige parem taimekaitsevahend. Et katvuse tekkimine seal lehepinnal on tähtis element. Kuumade temperatuuridega pluss 25 kraadi tuleks mõelda ikkagi pritsida ainult hommikutundidel või siis õhtutundidel. Et kõige kõrgemal hetkel mitte taimekaitsega stressi tekitada taimedele. Suvjadrapõld minu jalge all on jõudnud võrsumisfaasi. Üle-eestiliselt ei saa öelda, et kõikjal nii oleks. Küljeajad on väga palju varieerunud see aasta. Võrsumisfaasis võib olla vajadus juba umbrohutõrjeks. Siit ka oleks soovitus meie tooteportfellist endiselt Biathlon 4D ja kui on põllul raskemini tõrjutavad umbrohte või millel on tekkinud vahakiht, näiteks hanemalts, siis juurde lisada ka MCPA-d. Hormoontüüpi preparaadid aitavad toimeainetel kiiremini, sulfuroontüüpi toimeainetel liikuda kiiremini taime ja laiendavad spektrit. Põgusalt veel taliodrast, et paras aeg veel teha ka teine haigustõrje, et vaatamata kuumale ilmale ja põuale või põuatingimustele on vajalik hoida ikkagi lehepinda rohelisena, et hommikused kasted võivad ikkagi haiguste levikut soodustada ja siin oleks sobilik kasutada Revitrexi poole liitriga. Revitrexi kõrvale veel sobilik hetk lisada terpalit. Tuletan siinkohal meelde, et kuni ohete ilmumiseni võib terpalit kasutada. Pidage seda kindlasti meeles. Talinisu T1 pritseringid lõppenud üldiselt. Paras aeg edasi vaadata, mis T2-s oleks vaja teha. Talinisud üle Eesti üpris ilusa pildiga. Kuigi hetkel suuri haiguse koldeid ei ole, siis tuletan meelde, et helelaiksusel peiteperiood 3 nädalat. Et võiks ikkagi mõelda ka T2, kas siis Palaia 0,5–0,75 liitrit hektarile või Revitrex 0,75 kuni liiter. Siin põllul mul Palaia poole liitriga T1 aknas tehtud. Plaanin minna 0,75–0,8 olenevalt tingimustest ja sademetest Revitrexiga peale. Talirapsi põllud üle Eesti suuremal väiksemal määral on juba koletumas. Kätte on jõudmas rapsi õitsemisaegne fungitsiidiring. Meie portfellis endiselt veel saada Cantus Gold, hea teadatuntud lahendus. 0,4–0,5 liitrit hektarile. Põllud, kus võib-olla potentsiaali nii ja palju see aasta ei ole ja talvekahjusid rohkem, on täiesti okei kasutada ka madalat kulunormi. Seevastu, kus potentsiaali on palju, tuleks kindlasti kasutada täiskulunorme, et ikkagi see potentsiaal põllult ka saagina ära tuua. Meie tooteportfellis ka Pictoractive endiselt 0,6 kuni liiter hektarile. Samuti väga hea ja tõhus lahendus. Herne puhul hetkel päevakajaline umbrohutõrje. Et meie puhul teada tuntud toode Koorum pluss Tass 1,25 pluss 1,25 liitrit hektarile teeb puhta töö. Koorumi puhul võiks hernes olla 2-3 lehepaaris.
Muidugi tuleb silmas pidada ka umbrohtude kasvufaasi. Kui on juba umbrohud suuremad, siis tasuks ennem või varem ära teha. Kui sügisel on glüfosaat jäänud tegemata ja põllus esineb hetkel suuremaid umbrohtusid, just näiteks kesakellile, siis mõju võimendamiseks soovitaksime panna juurde pool liitrit kuni liiter pasagrani. Juhul, kui ongi vajadus pasagran juurde lisada, siis mitte juurde panna erinevaid komplekslehväetisi või kõrelise tõrjet. Ja ka herne puhul ärge konnerdage veekuluga. Pigem kasutada 250 liitrit hektarile, sest hea katvus tagab ka hea tõrjeefektiivsuse. Sellega on põlluring peale tehtud. Mina lähen nüüd uuesti PRIA taotluse juurde. Teiega kohtume aga 100. põllupäeval. Püsige lainel! BASF. We create chemistry.